Kui eelmine raamat oli looduse käsiraamat lastele ja jutud sai räägitud Hiiumaalt, siis nüüd siirdume mõtetes, aga mitte füüsilises maailmas Kihnu saarele, kuhu juhatab meid Mare Mätas ja tema raamat Minu Kihnu, mille Apollo lugejad valisid eelmise aasta parimaks populaarteaduslikuks raamatuks. Palju õnne, Mare! Aitäh! Ma alustaks tsitaadiga ansamblilt Kukerpillid. Väikene Kihnu neiu ei ütle mina sul muud. Mina ikka sinu peiu siin kuumalt armastan. Kui sageli sa selliseid laulujorutusi kuuled? Või pead kuulama? Seda ilmselt enam väga ei olegi. See on üksikud juhtumid, et pigem on nagu need muud klišeelikud asjad on inimeste jaoks huvitavamad või siis uued päevakajalised teemad, mida arutada. Sa oled öelnud, et see raamat Minu Kihnu, mille väljaandjaks on Petrone Print, et sa kirjutasid selleks, et leida vastuseid. Kas sa leidsid need vastused ja mis on need küsimused, mida kõige sagedamini Kihnuga seoses küsitakse? No, see raamat on selles mõttes oli selle kirjutamine keeruline, et eesmärk oli kirjutada väljapoole ja ma kogu aeg mõtlen oma kogukonna peale, ehk siis nagu leida see kesktee, et kogukonnal oleks sealt midagi lugeda ja leida vastuseid oma küsimustele. Ja teine asi on see, et need kogukonna küsimused siis väljapoole ka arusaadavad oleks. Ja vastuste leidmine on äärmiselt keeruline, jah. Sellega ikka tegeletakse, igal pool tegeletakse, uurimistööd tehakse ja teadustööd ülikoolis ja igal pool vaadatakse, et kuidas nagu selle vaimse kultuuripärandi hoidmine saaks üldse võimalik olla globaliseeruvas maailmas. No mina mitte kihnlasena ja Kihnus väga harva käinud inimesena, minu jaoks oli see raamat väga põnev ja tekitas tungiva soovi külastada Kihnut juba eeloleval suvel. Kuidas kihnlased ise selle raamatu vastu võtsid? No, minu kõige suurem rõõm või kõige suurem tunnustus ongi tegelikult minu enda jaoks see, et ma olen tohutult positiivset tagasisidet saanud kihnlastelt ja ma kahtlustan, et ta on sellepärast ka siia nüüd välja valituks osutunud, et kuna seal toimub rahvahääletus, et ma ei tea, mul on muidugi lugejad väljapool on enamasti, jah, aga kindlasti ma olen hästi palju head kuulnud kihnlastelt ja see on minu jaoks olnud kõige suurem tunnustus, sest see on kõige keerulisem, et ma mängin seal sellisel väga delikaatsel alal, ehk siis seal on väga tõsiselt sellised eetilised küsimused on selles raamatus minu jaoks, see on eetiline mõistatus ja samas ka moraalne kohustus ja ma räägin päris inimestest ja see on selline väga keeruline, aga see on läinud hästi ja ma olen selle üle õnnelik. Ja. Rõõm kuulda, jah, sest et minul seda raamatut lugedes oli ka arusaamine, teadmine, et sa kirjutad päris inimestest. Minul seda tunnet ei tekkinud kordagi, et sa oleks läinud inimestele nüüd kuidagi, kuidas öelda, nüüd kallale või astunud neile peale, aga sa läksid neile väga lähedale, näitasid neid läbi väga inimliku prisma. Mis on Kihnu kõige suurem saladus? Mis on see, mida kihnlased, ütleme, turistidele näidata ei taha, aga mis neile endale tohutult palju rõõmu valmistab? No, me proovime teatud asju saladuses hoida, aga väga raske on hoida ja mina olen ka nüüd võtnud seisukoha, et ma mingeid asju näiteks väljapoole keeldun näitamast ja üks selline asi on näiteks Kihnu jõulud. Miks? Sellepärast, et ma ei taha. Mulle eile kirjutas jällegi üks grupp Prantsuse ajakirjanikke, kes tahaksid jalgratastega Alpidelt sõita kohale ja olla jõulude ajal Kihnus. See on selline kogukonna siseasi, see on selle klanni, selle hõimu kokkutulek ja seal see on see, mis on justkui suletud väljapoole maailmale. Sa kasutasid sõna klann ja hõim ja minu meelest see iseloomustab kihnlasi väga, väga hästi, sest tõesti see on üks Eesti kinnisemaid klubisid minu meelest. Et mida peaks tegema, ütleme inimene, kes tahab saada kihnlaseks? Kas sellest raamatust ta leiab selle retsepti, kuidas sulanduda märkamatult Kihnu maastiku inimeste hulka? No seal on ikkagi need samad sellised kultuuri ja antropoloogilised teooriad kinnitavad, et ikkagi need vereliini teemad ja need on äärmiselt olulised, et see on kihnlaseks saamise eeldus, on ikkagi see vereliin ja paratamatult ja üks kõige tähtsam asi, aga kuidas saab, kui sul ei ole seda vereliini, siis võib see juhtuda teatud inimestega, kes on äärmiselt intelligentsed, neil õnnestub see hästi ja või siis need, kes on professionaalid teatud elualal, mis kihnlastel on vajalik ja mille hulgas neil enda spetsialisti parasti ei ole head, nagu sa oled arst näiteks või midagi sellist väga olulist, siis võib juhtuda, et sa saad sooja vastuvõttu osaliseks. Kas ruhnlased on kihnlaste kõige suuremad vaenlased? Vaata, Kihnu ja Ruhnu vahel on olnud ajalooliselt väga head sõbrasuhted, pigem mitte nagu Saaremaa, Hiiumaa selline vastastikune nagu selline kerge selline võistlusmoment, et seda nagu ei ole olnud, vaid Kihnu ja Ruhnu on sellised väikesaared, kes on teinud ajaloos koostööd. Ülgekütid näiteks on üksteise juures ööbinud ja nad on kutsunud üksteist sõpradeks, kui need vanad ruhnlased seal elasid ja seal tormivarjus olles ja siis ka näiteks ruhnlastel oli
kui nende rahvaarv ju väga suureks ei tõusnud, ajalooline maksimum on neil kusagil 400 piirimail olnud ajaloo kõrghetkedel, siis võtsid nad naisi sageli Kihnust, sest Karget merd me oleme lugenud ja me teame, kui raske ja peaaegu et võimatu on kohaneda väljapoolt tulijal selles keerulises kogukonnas, aga Kihnu naisel oli seal lihtne, tema jaoks oli see tuttav, arusaadav oli see kollektivism ja selle olemus. Jah, ja kui juba Kihnu naine on näinud Ruhnule, siis see maa on juba natuke juba kihnlast oma ka, on ju nii? Jah, ikka seal see vere segamine seal ruhnastel oli, nende Kihnu naiste toomine. Hiljem muidugi kihnlased suures osas asusid sinna elama 44. aastal, kui ruhnlased ära läksid, et läksid sinna kodusid hoidma. Aga sellega kadus see Ruhnu kultuur, et siis ei saa enam ruhnlastest rääkida selles ajaloolises võtmes. Kihnu raamat on nüüd kaante vahel, mis on, Mare, sinu järgmine kirjatöö? No vot, see on selline raamat nüüd, mis ei ole isiklikult mulle kõige südamelähedasem lugu, et sellist autoetnograafiat kirjutada. Ehk siis ma olen üritanud selle raamatuga kirjutada sellist autoetnograafiat, mis tähendab, see on siis autobiograafia ja mis avab seda etnograafiat, ehk siis läbi oma isiku ma üritan seda kultuurit ja austa laiemalt avada. Mul on paar uurimust, mis ma teen ja mis on sellised etnograafiad, mis mulle meeldivad, mis on siis see, et ma teiste jutte otseselt annan edasi. Üks on Kihnu mootorrattalugu, mis on mul pooleli praegu. Ja siis ma muidugi tegelen natuke nende suurt maailma huvitavate küsimustega edasi, mis on siis matriarhaadi küsimus, mis huvitab ka paljusid teadlasi, feministe ja kõike, et kuidas see on võimalik, et naise positsioon saab olla tugev ja märkimisväärselt tugev kusagil. See kõik kõlab väga põnevalt ja ma arvan, et Kihnu pinnas on just nimelt nende küsimuste uurimiseks kõige parem peegelpilt. Ma tänan sind, Mare, selle raamatu, selle kohtumise eest. Palju õnne sinu kirjastusele, aga jõudu tööle sulle ja meeldivate kohtumisteni. Ja rõõmsa kohtumiseni. Nägemiseni.